Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama 79. episoodi AI Empowerment podcastist ja käes on 2026 aasta ja mis muud, kui võtame need ette need ennustused, mis meil tehisaru maailmale antud on erinevate siis selliste asjatundjate vaatevinklitest. Minuga on muidugi Kerlin. Tšau, Kerlin. Tšau, tšau. Ja praegusel hetkel jaanuarikuus on meil tulemas 2 episoodi. Tegelikult see saab olema ka veebruaris see rütm, et meil ei olegi enam iga reede need episoode, vaid tulevad üle nädalati ja AI uudiste blog saab siis täitsa uue vormingu, et saate kuulata ainult AI uudiseid siis veebruarist alates. Aga meie täna puudutame siis 3 erinevat sellise AI eestkõneleja mõtteid, mida nad on siis rääkinud 2026. aastast. Meil on Izar, Leveraging AI, YouTube'i kanal, mida ma arvan mõlemad podcastina kuulame Kerliniga. Siis on Igor Bogani, AI Advantage ja Ali K. Miller, muidugi me ei saa üle ega ümber, et väga head LinkedIni postitused ja ta on teinud väga hea infograafiku sellest, mis siis 2026 aasta võiks meile tuua. Ja ma alustan kohe siis Izari mõtetega. Ja toon selle välja, et tegelikult peamine narratiiv 2026. aastaks on see, et me oleme pikalt rääkinud sellest, et okei, agendid tulevad ja nii-öelda see eelmise aasta märksõna oli kindlasti agendilisus, aga praegu me ikkagi räägime sellest, et 2025 aasta oli nagu selline vundamendi ehitamine ja tõesti see agendi plahvatus on siis tulemas sellel aastal ja ma kindlasti tooksin sellise kiirelt ühe termini sisse, mis ma arvan hakkab jooksma üha rohkem läbi sellel aastal, milleks on siis agent to agent ehk siis agendid nii-öelda agendile ja see on siis selline tööviis, kus erinevad AI agendid suhtlevad omavahel, teevad koostööd ja siis jättes inimesed selles mõttes mingisugustest vahelõikudest täiesti välja ja lõpuks siis inimene teeb selle otsuse, et siin on sellised elulised näited oli toodud välja, et ma ei tea, reisimine, et agendil laseb planeerida puhkuse, sul on siis sellel samal agendil on suhtlus vahepeal broneerimise agendiga, lennuagendiga, hotelliagendiga, kõik see toimub nii-öelda kuskil internetiavarustes on ju ja sina siis tuled lõpus sisse, et teha see strateegiline otsus või kuskil e-kaubanduses samamoodi, et sinu ostuagent, kes siis teab jällegi sinu brauseri mälu võib-olla, sinu soove, siis see suhtleb ise agendisüsteem poe müügiagendiga, seal on võib-olla parim toode, hind, toimub läbirääkimised, milles sina ei pea üldse nii-öelda kaasas kätt hoidma ja lõpptulemuse jällegi tehingu teed siis sina, et see on selles mõttes kindlasti üks teema, mis jookseb läbi 2026. aastal. Nii et see termin panna võib-olla kõrva taha. A2A. Agent to agent. Ja kindlasti me nägime ka seda, et meil on siis vibe coding eelmise aasta ka märksõna, mis jooksis läbi. Võib-olla Kerlin, tahad sellest rääkida, mis tulemas on? Vibe coding on muutumas. Kusjuures vibe coding on minu meelest siuke termin, mida mina näen igal pool viimasel ajal. Ma ei tea, kas on kuidagi see, et oled selles AI keskkonnas, aga tundub, et kõik räägivad vibe codingust. Ja vibe coding tegelikult on üks siuke termin, mis ju mõeldi välja, loodi siis eelmisel aastal üldsegi ja Andrei Karpatjas tegi, kes on üks ka AI keskkõnelejatest ja tema lihtsalt tegelikult muuseas ühes oma videos mainis sellist terminit ja ütles, et see tähendabki seda, et nüüd sa ei pea olema enam arendaja selleks, et koodi kirjutada. Ehk sisuliselt sa pead kirjeldama AI-le, mida sa tahad, et sul see rakendus või veebileht või mis iganes sa siis ehitad, teeks, räägid selle inimkeeles ja annad selle siis arvutile masinale sisendiks ja süsteem suudab sulle selle lahenduse pakkuda. Ja tegelikult see on asi, mis on tõesti minust nagu megalt kasvanud ja alates sellest, et meil on Lovable, mis on üks edukamatest startupidest, hästi suure kasvu eelmine aasta läbi teinud, puhtalt täiesti mittetehnilistele inimestele, kui sa tahad
öelda, kirjeldada, mida sa tahaksid näha, mis see rakendus teeb, mida see koduleht teeb, siis lihtsalt sa lähed lava peale. Kui sa oled juba natukene tehnilisem ja sa oledki näiteks arendaja taustaga või juba ka rohkem seal maailmaga kokku puutunud, siis on näiteks Claude Code, mis on väga-väga palju kasvanud. Ja need on nüüd üks trendidest, et me näeme, et see vibe coding läheb siis nii-öelda levima kõikidesse valdkondadesse, eks ju, et väljapoole programmeerimist, et sa saad siis teha vibe marketingi, vibe sales'i, et sa ei pea tegelikult teadma enam neid detaile, süsteeme nii sisukalt ja sa saad lihtsalt kirjeldamise kaudu luua oma turundusstrateegia visiooni ja siis sul seesama agent, eks ju, mida me tõenäoliselt hakkame ka see aasta palju rohkem nägema, saabki sulle ehitada sinna selle sisu, ehk ta loob sulle kodulehe, seadistab selle nii-öelda back office'i poole sul seal ära, seadistab ära võib-olla ühendustest me kindlasti räägime ka täna veel. Aga minu jaoks võib-olla ikkagi üks asi, mis natuke paneb muretsema, eks ju, olles ka võib-olla nagu suuremate ettevõtetega koostööd teinud, siis ikkagi see, et ma ei ole veendunud, et kõik need lahendused on üliturvalised. Eks, et kindlasti, kes on rohkem teemas sees on, olete kuulnud neid lugusid, kus koodijuppidest leitakse, eks ju, sinu appi mingisuguseid paroole, millega sa liidestud keelemudeliga või mingisuguseid muid asju, mis tegelikult seal ei peaks olema. Ehk et ma siinkohal panen väga südamele, et on kindlasti testimiseks, prototüüpimiseks ülihea, aga kui sa ikkagi tahad ehitada mingit suuremat süsteemi, oma ettevõtte ülest mingit lahendust, siis kindlasti sul peab olema see arendaja pool seal juures ja seda nii-öelda tavapärane arenduse kompetents ikkagi ka. Ja tõsi. Ja muidugi me oleme, kui me mudelitest nagu suuremas pildis räägime, siis me nägime juba tegelikult eelmisel aastal, minu meelest me tõime ka välja selle punkti, kus nad soovivad liikuda selles kohas, kus ei ole lihtsalt genereerimine, ükskõik mis vastuse siis generatiivne mudel meile annaks, vaid et me liiguksime selle usaldusväärsusele, et lihtsalt ei taheta lihtsalt sellist, mis teeks ülesanded ära, vaid et ta teeks 100% korrektselt. Ja mida me oleme nüüd näinud ka, ma arvan, viimase aasta lõpus seda, et tõesti suuri töövooge siis suudab tehisintellekt lahendada ja see eksimuste arv on läinud väga-väga palju siis väiksemaks. See tuleb ka jällegi Milleri osas lõpus, mis me toome välja siin ka, mis toetavad seda sama ideed. Aga üks selline võib-olla mõte, mis tuli siis Google DeepMindi juhilt Demis Hassabisilt, kus ta siis ütles seda, et praegune AI on nii-öelda sakiline. Muideks seda kasutas ka Ethan Mollick minu meelest viimases blogiartiklis. Ma olin ka, mis seda jagged intelligence tähendab. Aga eesti keeles ma ei teagi, kus sakiline ütles nii-öelda algselt tõlkes siis notebook'ile, kus ma tegin selle analüüsi ja see sama teema, et on võimalus lahendada PhD tasemel, ma ei tea, füüsiku ülesandeid, erinevaid ülesandeid, aga seda lihtsalt sellist põrumist ikkagi on palju veel näha, et me üha rohkem, ma arvan, 2006 aastal näeme seda, kuidas siis tegelikult juba selline mitmetasandiline mõtlemine erinevate sammudega, kõik see toimib juba tegelikult nagu palju-palju usaldusväärsemalt ja töökindlamalt. Ja üks suur selline, ma arvan, 2006 aasta märksõna võib olla arendajate eksistentsiaalne kriis, mida siis toetavad ka võib-olla siin juba 2026 aasta alguses Microsoft on öelnud, et nad päris suure osa jällegi on lahti laskmas, tööjõuturul on suured muutused, on ju, aga Anthropicu teadlane oli näiteks toonud välja selle, et kuidas siis Opus 4.5, et Claude on minu meelest, ma arvan, kõigi jääb silma just selle kodeerimise poole pealt, et tema juba põhimõtteliselt usub, et AGI, selline üldine tehisintellekt on olemas, et tema on enda nagu arendustöödes seda näinud, et ta ei teagi, kuidas nagu karjääriteed edasi siis planeerida ja et on siis arendajad sellest tasemest juba hämmingus, et Cloud Code'i looja Boris Cherny teatas ka, et viimased 30 päeva on ta teinud sadu koodi muudatusi. Iga viimne rida oli kirjutatud tegelikult nagu Opus 4.5 poolt ja nii, kuidas nemad nagu igapäevaselt töötavad, et lihtsalt see maht
mida need süsteemid teevad. Siin ei ole enam nagu selles mõttes küsimustki, et väga-väga suured muutused on tulemas. Ja ma korra ütlen sellel Claude Code'il ma nägin vist, X-is oli vist pilt ka sellelt Borissilt oli nagu enda ekraanidest teinud pildi ja siis ta näitaski, et põhimõtteliselt 5 erinevat Claude Code'i akent oli tal paralleelselt kogu aeg töös, ehk et üks kirjutas tal nagu seda spekki ja üks siis tegi arendust ja üks tegi testimist. Ehk et see on nii-öelda hoopis teine tase sellest, kuidas nagu enamik inimesi üldse vibe code'ivad, rääkimata nendest, kes ei vibe code'i. Nii et see oli nagu siuke, et tõesti wow-efekt jälle üle pika aja. Tõsi, ja siis seesama, et nagu see ei ole enam nagu nii-öelda lihtsalt abimees, vaid see ongi nagu päriselt teostaja, on ju. Ja kuidas Google'i juhtivinsener tunnistas seda, et Claude Code suutis 1 tunnigi lahendada probleemi. Sellise hajusagentide orkestreerimine toimus seal taustal, millega siis nende tiim oleks Google'is terve aasta tegelikult vaeva näinud. Et tegelikult me räägime tunnist aastast. Nad on tõesti nagu meeletud näited ja see ei ole see, kus oleks võib-olla nagu tavakasutavaid ongi juhtivate tehnoloogiahiidude juhtivad insenerid siis jagavad oma kogemusi, on ju. Ja võtage võib-olla see Microsofti Make or Break aasta ennustus ka, mida siis Satya Nadella välja tõi. Just, ma arvan, et see sobibki tegelikult siia, sest nii nagu sa ütlesid, nüüd on vaja minna laiemaks, eks ju, et sa ei saa minna enam selle kitsa ühe ülesandega, minna kuskile ärisse või öelda, et ma nüüd tahan kuidagi ühte ja sama protsessi siin suuresti parandada. Ehk et mida siis Microsofti CEO välja tõi, et ma ütlesin, et 2026 võiks olla selline AI reset ehk nii-öelda laeme uuesti või alustame uuesti, eks ju. Ehk et me oleme siiani olnud väga sellises uudsuse faasis, eks ju, et me oleme vaadanud, et AI on äge, AI on põnev, uus äge mänguasi, katsetame seda erinevat pidi. Ja inimesed proovisidki ja inimesed võib-olla failisid, eks ju, et kes meid on jälginud. Uudistes on ka läbi käinud seda, kui palju on ebaõnnestunud neid AI projekte, eks ju, üle 90% oli eelmine aasta see määr. Ja see ongi väga okei, sest me olemegi selles esimeses nii-öelda vau-maailmas, et vaatame, kas see sobiks meile või teine sobiks meile. Aga tegelikult 2026 me peaksime jõudma hoopis sellisesse rohkem kasulikkuse või väärtusloome maailmasse, ehk tema kasutas sellist terminit nagu utility. Alati on väga keeruline neid siukseid ingliskeelseid termineid tõlkida, aga ta rääkiski sellest, et see on selline küpsuse faas, eks ju. Ehk et me peame ära unustama või lõpetama selle, et katsetame siin, katsetame seal, vaid päriselt leiame mingid tööriistad ja nüüd proovime seda läbivalt enda protsessides juurutada ja vaadata, kuidas me saame neid protsesse kas siis kiiremaks, odavamaks või siis ka paremaks, eks ju. Ja kui siiamaani oli kogu aeg käis läbi see, et kes tuli jälle uue mudeliga, kes oli jälle seal LM Arenas tipus, eks ju. Meie terve läbiva eelmise aasta uudised olid sellest, et tuli Google'i mudel, tuli ChatGPT mudel, tuli Claude'i mudel. Ja täna tegelikult need on ikkagi väga-väga heal tasemel need mudelid. Küsimus on selles, kuidas päriselt ettevõtted suudavad neid juurutada, kuidas sa suudad selle panna enda süsteemi ja kuidas sa suudad seda siis ka seal töös hoida, jooksutada ja teha seda efektiivselt, sest tegelikult iga selle päringuga, kui sa kasutad seda üle appi, eks ju, siis sul ikkagi kaasneb sellega kulu või siis sa jooksutad lokaalseid mudeleid, siis sul samamoodi on see kulu. Ja mulle tundub, et see selline tehniline termin, mida kasutatakse, eks ju, aimaastikul on inference, ehk siis see ongi see nii-öelda kulu selle mudeli iga päevaseks, iganädalaseks halduseks, et see on siis see, mida hakatakse üha rohkem jälgima. Ja siin tuleb mängu nüüd see, et kui hästi sa oskad seda kasutada, eks ju, sa maksad justkui mahu pealt, on ju, et iga päring, mis sa esitad, sellel on mingisugune maht, mingi kontekst, mingi tokenite arv, millest me oleme siin ka rääkinud. Ja nüüd on see, et kui sa ei jälgi seda, mis sa sinna viskad, siis see läheb väga suureks sul ja uued mudelid on väga kallid. Nii et tegelikult tuleb hakata vaatama ka seda sisulise poole pealt, on ju, et kuidas sa kasutad, mida sa kasutad. Ja Microsoft tegelikult ka, eks ju, on ju kogu aeg oma pilvelahendusi müünud ja nemad ka üha rohkem vaatavad sinna nende väiksemate mudelite peale, nendele, mida sa saad panna oma seadmesse, ehk siis siuksed on-device AI, et ongi konkreetseteks ülesanneteks ja just nagu väiksemad mahus ja soodsamad.
aga noh, Microsofti tech stack või see nii-öelda portfell on muidugi väga suur, eks ju, et nemad saavadki võimaldada ka seda, et nad mängivad ja katsetavad erinevate lahendustega. Nii et noh, ma arvan, kogu see mudelite maailm on hästi põnev ja üks asi, mis vahepeal läks meelest ära, see nii-öelda mudelid lähevad ka teistpidi jällegi nagu laiemaks, eks ju, et me siin aasta lõpus rääkime sellest, et tulid sellised uued maailmamudelid, ehk et meil on nagu need keelemudelid, mis on hästi suures fookuses olnud, mis tegelikult ei saa aru, eks ju, mis on füüsika, kuidas maailm toimib, aga nüüd on ka esimesed sellised mudelid valmis saanud, ehk et mis suudab juba teha 3D mudeleid, eks ju, saavad aru, kuidas nagu vihm sajab, kuidas inimesed liiguvad ja ma arvan, sealt saab nagu teine hästi suur hüppe tulla ja ma arvan, seal on veel keerulisem ilmselt ettevõtetel leida seda kohta, kuhu nad siis töösse panevad ja seda väärtust looma hakkavad. Ja sest see jooksis ka Allie K. Milleri, mis me lõpus välja võtame, et siis see maailmamudelit jooksis ka läbi väga nagu suured märksõnana. Aga ma liigun võib-olla Igor Bogani AI Advantage siis sellistele märkmetele, mida tema on jälginud, et selles mõttes mulle hullult meeldib ta stiil, et noh, aastaid on juba korrutatud seda haibi stiilis, et agendid võtavad majanduse üle, aga tegelikult tavakasutajaks see pole nagu siiani tegelikult niimoodi täielikult realiseerinud. Ja tema nii-öelda ennustused jagas 3 kategooriasse. Üks oli siis AI igapäeva äppides, me oleme seda trendides rääkinud, aga lihtsalt ta tõi väga konkreetsed nagu uuendused, mis me siin jaanuari alguses on olnud, mida ma kohe vaatasin kohe üle, et kas on nagu meile juba kättesaadav. Kahjuks jällegi see, et USA-sse tuleb enne, siis tuleb ka meie regiooni, aga teine kategooria siis nende igapäevaäppide juures on tehnoloogia niisugune loov väärkasutus, milles siis tegelikult tehnoloogiahiiud väga palju õpivad. Ja 3. võib-olla punkt, mida tuua välja, on need füüsilised teadmed, kuidas meil tehisintellekt siis liigub füüsilistesse seadmestesse riistvarasse. Ma toon mõned näited ka siis altpool. Aga esimene kategooria, mis ongi siis need agentlikud võimekused kolivad igapäevaäppidesse, on seotud sellega, et näiteks üks suur muudatus, mis on see, et Google AI inbox on tulemas. Ehk siis see tavalise sisse tulevate kirjade kategooria peale tuleb siis AI inbox, mis aitabki luua kokkuvõtteid, leida kiirelt mingisuguseid meile üles, et varem me oleme rääkinud ka, et see peaks olema nagu see visioon, aga nüüd Google siis on lansseerinud selle USA turule ja selles mõttes ta tõi väga hea näite seal, et ma ei tea, kes oli see torumees, kes mulle eelmisel aastal pakkumise saatis, mis see hind oli ja kiirelt jällegi leidis üles ja tegi kokkuvõtte. Et samamoodi nagu me nägime veebibrauseris Google otsingus tuleb see AI overview on ju meile ka, et AI ülevaade on siis loodud ennem, kui tuleb nii-öelda sponsored, mis on sponsoreeritud, ostetud reklaamid on ju, et siis samamoodi Google võtab ja ma arvan, et on väga palju Gmaili kasutajaid, kes siis nagu ootavad seda ja näevad, et jällegi seesama, et ei oleks seda frictionit, ehk siis oleks kõik ühe platvormi sees hästi mugav kasutaja jaoks, et siis see on juba vägagi selgelt näha, et nad on toomas selliseid praktilisi lahendusi ka meieni. Ja samamoodi ChatGPT OpenAI tõi siis health juurde sellise, et kui ongi külgmenüüs on näha health kategooria, varem seal on olnud Codex, on ju kodeerimise jaoks ja tulevad alla seal projektid, siis nüüd, kuna tegelikult on juba üle 5% päringutest on juba terviseteemadega seotud, siis nad tõid väga selgelt selle võimekuse, et me saame siis ühendada enda terviseandmed. Muidugi me teame, see ei ole kõik nii turvaline, muidugi nad on eraldi toonud sellise siis lõigu selle uuenduse turule toomisel, kuidas nad sellega tegelevad, aga tõesti see, et need terviseandmed on ühendatud otse vestlusrobotiga ja tekib selline AI personaalne tervisenõustaja, mis on jällegi hästi populaarne startupide seas, arendada välja ja nüüd jällegi me näeme seda, et ma arvan, väga paljud startupid on ära pühitud, sest lihtsalt ChatGPT alla on tulnud väike lisafunktsionaalsus health. Ja võib-olla üks... Selle healthi juures ma veel lisan juurde, et võib-olla see on üks jälle nendest trendidest, eks ju, et eks me näe, kas kui palju see muutub nii-öelda ühelt poolt paremaks või halvemaks, aga me oleme ikkagi Euroopa Liidus täna, eks ju, meil on GDPR, AI Act, mis tähendab, et väga paljud nendest asjadest kas ei jõuagi meile või jõuavad
suure viitega, on ju. Ja mulle tundub, et see on kindlasti 26 aastal veel teemaks, eks ju, et ei ole see AI inbox tule tõenäoliselt Euroopasse esimestel kuudel. Ma arvan, et see health'i osa, mis puudutab näiteks neid terviseandmete liidestust, ma ütleks, et nad ei lubagi üldse sihukest asja, on ju. Me saame ilmselt mingi hetk hiljem selle kasutuse, aga see on jällegi sihuke, millega peab arvestama, et kui sa oled igapäevaselt maailmas sees, sa näed, et jälle uus funktsionaalsus, uus äge asi, ja siis vaatad, et kõigepealt USA-sse, 2 kuu pärast võib-olla saad kasutada, eks ju, et see on jälle üks asi, millega me peame arvestama. Ma arvan muidugi, et tabelarvetuse pool, mis on samamoodi, oli üks väga praktiline näide, kuidas Google Sheets arvutustabelitesse tuleb selline funktsioon nagu mis see ongi, mis märk see on, 2 kriipsu. Võrdusmärk lihtsalt täpselt valemi algus, täpselt võrdusmärk ja AI ja siis sa saad kirjutada tegelikult juba nagu käsklusi sinna sisse, prompti otse tabeli lahtrisse ja ta saab siis teha massilisi selliseid andmetöötlusi, on ju, et jällegi mitte see, et kuskil eraldi teed, lisad selle Claude'i failina, Exceli failina üles, on ju, vaid päriselt toimub siis päriselt sees platvormi sees ja jällegi me oleme varem rääkinud, nüüd on jällegi praktikas nagu väga selged need liikumised ära tehtud. Aga teine kategooria, mis oli siis uue tehnoloogia selline loov väärkasutus, mis oli väga huvitav, et kus põhimõtteliselt tegelikult nagu tavakasutajad on väga leidlikud, kuidas siis võiks selliseid keerulisi, päriselulisi probleeme lahendada ja nad kuidagi kasutavadki siis loodud siis tööriistasid, nii-öelda programmeerivad ümber ja loovad selle kaudu nii-öelda innovatsiooni. Seal oli toodud üks Cloud Code'i selline näide, kuidas Cloud Code sai ühendatud siis füüsiliste sensorite lülititega ja koodi kirjutamise agendi kaudu pani siis kasvatama tomateid. Ma ei tea, paneme seal lampe kinni, soojustust, kastmist, kõik asjad üles sättis siis selle sama tööriistaga ja see üks pool on seal see, et hallata füüsilist maailma, näeme juba, kuidas agendid saavad seda ka teha, aga tõesti see muutus, et tegelikult taustal tehnoloogiahiiud samamoodi, sest ChatGPT Health on ju tulnud sellest, et nad jälgivad, mida me teeme, leiavad siis sellele kasutusviisi, et vanasti oli see, et Twitterisse tulid hashtagid, alguses polnud ju Twitteril tegelikult neid teemaviiteid, kasutajad hakkasid ise hashtag'e panema, trelle ette panema, teemasid grupeerima ja siis oli nagu geniaalne, mille peale ehitada funktsionaalsus, mis päriselt meile kõigile nii-öelda väärtust lõi, on ju. Et ma arvan, 2026 aastal me näeme ka neid erinevaid nii-öelda kasutaja poole pealt tulnud, inspireeritud, innovatsioon siis juhitud meie poolt, mida me valmis toodetena näeme siis juba tehnoloogiahiidude platvormidel. Ja ma arvan, sa võid 3. kategooria võtta, seesama füüsilised AI seadmed, kui sa soovid. Igor Bogani rääkis seda, kuidas me teame väga selgelt see OpenAI kantav seade, mis on väga palju sellist põnevust tekitanud, et kuidas siis endine Apple'i disainijuht on ju Sam Altmaniga, mida nad loomas on, mida nad turule toomas on. Kusjuures see füüsiliste seadmete osa on mulle endale viimasel kuidagi väga palju huvi pakkunud. Võib-olla see jällegi mul uudistest käib siit läbi, eks ju. See OpenAI, see on siuke püsiv, siuke suur salapära, eks ju, et OpenAI teatavasti ju maksis väga suurt raha sellest, et ta sai endise Apple'i disainijuhi Johnny Ive enda pardale ja nende visioon oli siis luua midagi MacBooki, midagi iPhone'i sarnast, eks ju, midagi täiesti uut. Siiamaani tegelikult ei ole, eks ju, teada, on erinevaid kuulujutud, et mis asi see on, mingisugune kaasaskantav seade, midagi väga väikest, mis põhimõtteliselt peaks asendama võib-olla sinu telefoni, võib-olla sinu tahvlit, oleks siis AI-ga ühendatud, teab sinust kõike, eks ju, et sul on võimalik sellega suhelda, ehk täiesti uus nii-öelda seade või termin siis, mis tuleb meie eludesse. Ja eelduslikult see siis tuleb 2026, et ma arvan, et suur tehnoloogia nii-öelda seltskond ootab siis kõik, mis sealt tulemas on. Aga sellele vaatamata on juba väga palju, eks ju, on meil olemas nutiprillid, metaprillid tegelikult ju täna toimivad ka juba Euroopas, eks ju, vist küll mitte täiesti 100% mahus, aga ma tean, et ikkagi sa saad juba pilte teha, saad salvestada, saad otsida, saad kuulata konverentsidel, salvestusi teha, transkribeerida.
ehk tegelikult need nagu ägedad lahendused on olemas. Uudistest, mis mulle väga meeldis, oli üks sõrmus, ma isegi mõtlesin selle peale, et nagu katsetada, aga see oli nii kallis veel. Ehk et põhimõtteliselt selle lihtsalt nagu tavaline sõrmus ja ainuke, mis tal on, põhimõtteliselt on tal mikrofon. Ehk ta ongi nii-öelda märkmete tegemiseks. Nii palju on seda, hea mõte. Telefoni pole võib-olla kõrval, sul läheb 2 minutiga see idee meelest ära. Sa lihtsalt vajutad, salvestad, räägid selle loo sisse ja ta jääb sul pärast märkmetesse. Ja ma arvan, et see on ka siuke laiem trend, et hakkab olema meie igapäevases nii-öelda ümbritsevas keskkonnas neid seadmeid nii palju. Ja noh, muidugi just oli, eks ju, suur maailma suurim tehnoloogiamees, CES 2026 ja noh, seal oli ikka igasugu ulme asju. Ja noh, mulle muidugi jäi seal silma Razeri, ehk siis siuke arvuti mängu fännidele tehnoloogiat või lahendusi pakkuv siis nii-öelda ettevõte ja nemad tõid välja sellise projekti nagu Project Ava. Ja põhimõtteliselt sul ongi siis kas siis sinu tüdruksõber või sinu poissõber, mis on siis nii-öelda sinu lauanurga peal nii-öelda purgi sees. Ehk põhimõtteliselt meil on käes see siuke AI kaldkriips hologrammide aeg. Ehk et seesama AI, kellega me oleme siin korduvalt rääkinud, kus inimesed loovad suhteid, hoiavad väga ühendust, räägivad oma igapäevast ja nüüd neil on siis olemas füüsiline kujutis sellest inimesest, eks ju. Sa hommikul ärkad üles, vaatad öökapi peale, ta tervitab sind, küsib, kuidas sa magasid, mis sa unes nägid, eks ju. Mida sa kõike teed täna, ta istub su kõrval, kui sa arvutimängu mängid. Ja võt see oli nagu esimest korda üle pika aja mul siuke, et okei, me olemegi seal, eks ju. Noh, ta on täna jälle sellises poole see, et ma kohe lähen homme ostan poest, eks ju, aga ta toimib ja on täitsa olemas, nii et see on küll koht, kus me ilmselt näeme seda AID ikka igale poole pandamas, et küll sul nii-öelda külmkappidest ta on juba olnud, eks ju, autodest ta sul on juba eelmise aasta uudistes, aga see aasta tuleb teda veel, eks ju. Muidugi seal käisid läbi igast AI loomad, koduloomad. Mina olin väike, mul olid need pisikesed karvased loomad, eks ju, mis kvatarid olid sees ja seda aukus on ju, aga nüüd ta on sul päriselt emotsioonidega kõigega, käib suga kaasas nagu päris loom, nii et see on põnev maailm, see on väga põnev maailm, mis tulemas on. ja täpselt mulle nii meeldis selles Igor Bogani YouTube'i klipis oli see, kus tal päriselt suhtles siis selle Avaga ja punastas täiesti selle vestluse peale ja siis ta olin ka nagu ise lähed ka hämmingusse sellest, kui tegelikult hästi nad mõistavad, kuidas siis naha alla pugeda, on ju, et see on nende põhiinseneride nagu fookus olnud, kuidas seda intiimsust nagu luua. Ja võib-olla see välja tuua ka seda poolt, et see füüsiline maailm, kuidas maailmamudelid on tegelikult toetamas seda, kuidas robootika tegelikult arenemas on, et tegelikult selle Isari ühes episoodis jooksis statistika välja sellest, kuidas üks Hiina ettevõte Unitree on siis humanoid roboteid, G1 oli vist selle mudel, et oli 16-40 000 sellised dollarilised mudelid, kui ka väiksemad mudelid, mis olid $6,000 on ju. Ja see, et tegelikult robotid jõuavad juba tehastest kohvikutesse, varsti kodudesse, et jällegi me oleme rääkinud sellest, et humanoidrobotid ja kõik see pool, et me näeme juba jällegi praktikas neid lahendusi ka. Ja võib-olla üks selline infokind oli veel samamoodi selle kosmose andmekeskus, me peame ikkagi Elon Muski kuidagi tooma, kui me räägime siin tulevikus 2026 aasta plaanides, siis nemad ütlesid ka seda, et SpaceXi kaudu on andmekeskuste viimine orbiidile nende siis selline tagataustal mõte, millega nad töötavad ja mille pärast nad siis seda teevad, ongi see, et kosmoses on tegelikult päikseenergiat 24/7 on ju, ja seal on väga külm, et siis see suur probleem, mis meil siin maa peal ongi siis see, et jahutus on maapealsete serverite selline suurim kulu ja jällegi innovaatiliselt vaadates, kuidas seda lahendada, viiks siis need andmekeskused orbiidile. Et võib-olla selle peab ka välja tooma, kas me näeme seda 2026 aasta jooksul välja mängimas või veel pikemas tulevikus, aga küll me sellest ka siis aeg annab aru. Elon Muski tähtaegadest ilmselt kinni ei peaks või ei usaldaks neid nii palju, aga ilmselgelt tal on nagu väga selged visioonid ja neist tasub ikkagi miskit kõrva taha panna.
ja, et noh, me oleme seda ju puudutanud, et andmekeskuste ehitamine ka nii Euroopa Liidu tasandil on ju, et see on nagu väga selgelt AI siis plaanides, tegevuskavades sees, aga jah, siis toome lisamõõtme Elon Muskilt, viime need andmekeskused orbiidile. Aga võtame ette Allie K. Milleri siis ennustused samamoodi, et ta tegi väga hea postituse, selline, kus oli siis infograafik, oligi 3 põhiteemat oli välja toodud: kontekst ja mälu, autonoomia ja agentsus ja majanduslik väärtus, et need olid 3 kategooriat, mille all ta siis tõi välja suurimad läbimurded, mida ta arvab 2026 aastal näeme, ja võib-olla ka sellised spekulatiivsed kuumad ennustused toome ka allpool välja. Aga ma alustan võib-olla enda poole pealt ja siis Kerlin iga hetk hüppa sisse, kui tunned, et asju lisada. Aga üks kindel suur nihe on see, et mälu selline mastaapne kasv on toimumas, et need kontekstiaknad ja mälu võimekus kasvab 2% kuni 100%, mitte protsendi kordades nii-öelda võimekuse poole pealt. Ja siis oli selline termin nagu kollaboratiivne AI mälu, väga jällegi eesti keeles kõlab võib-olla natuke naljakalt, aga tekivad sellised jagatud kontekstibasseinid, inglise keeles jällegi shared context pools, kus siis AI-d jagavad mälu omavahel ja selle tõttu see võimekus, me rääkisime seda agent to agent on ju, et seal taustal tegelikult kogu aeg toimubki informatsiooni vahetus ja nad saavad ka neid ressursse nii-öelda jagada, on ju. Ja kindlasti, mida me näeme veel, on siis see, et süsteem ei oota võib-olla ainult sinult käsklust, vaid ta hakkab juba alguselt eos küsima võib-olla selle konteksti saamiseks spetsiifilisi küsimusi, ehk siis sa ei pea mõtlemagi, mis see kõik kontekst on, mis peaks sinna prompti näiteks sisse minema, et ta ongi seesama abimees, aga selle jaoks, et ta saaks teostaja olla, siis ta peab selle konteksti kätte saama, et seal tuleb seda toetust nagu siis kasutajale aina juurde. Kusjuures selle konteksti osas ma lisan, et ma olen viimasel ajal hästi palju läinud Claude'i peale üle, et mulle meeldivad Claude'i projektid praegu palju rohkem kui näiteks custom GPT-d ja Claude, kusjuures paljudes asjades, näiteks me rääkisime eelmine aasta konnektoritest, mis Claude tegelikult ju esimesena või Anthropic esimesena tegi ära ja teised järgi, siis Claude teeb nüüd niimoodi, et ta oskab ise seda konteksti nii-öelda, ma ei tea, kokku pakkida või. Ehk et päris pikkades vestlustes, kus ma kasutasingi seda siukses nagu strateegilise arutelu jaoks ja ongi väga-väga pikad vastused, väga pikad sisendid minu poolt, siis üks hetk Claude lihtsalt ütleb, et oota nüüd natukene, ma kompaktsemaks muudan või ma ei tea, mis täpselt see sõnastus seal oli. Ja põhimõtteliselt ta suudabki seda pikka vestlust siis kokku puua, võtab sealt olulise välja ja sa saad seda vestlust edasi pidada. Et ei ole nii nagu täna, eks ju, ChatGPT's ka, ta ütleb sulle, et sinu maht on täis, sinu limiit on täis ja sa pead alustama uut vestlustest üldse nii-öelda normaalsemalt edasi minna. Ja ma näen, et see kindlasti hakkab ilmselt seda, ka see, mis on tegelikult selle Allie Milleri nagu pointi või jutu taga, eks ju, et kõik need tehnoloogiad hakkavad ka toetama seda, et me saame üha rohkem sinna seda sisendit anda, kogu seda konteksti anda ja taustainfot anda. Et ma arvan, see on hästi väärtuslik trend nii nagu tavakasutajale kui kindlasti ettevõtetele, sest see konteksti lisamine annab sulle palju rohkem efekti juurde. Ja me tavaliselt räägime ka koolitustel sellest, et see oskus või praktiline tehisintellekti kirjaoskus, sa näedki seal ära, kas seda konteksti loomisvõimekust on olemas, aga nüüd me näeme ka seda, et tuleb ka toetusplatvormide poole pealt, et siis seda konteksti laiendamist teha tehnoloogia abil ja väga hea punkt, mida sa tõid selle sama informatsiooni kokku pakkimise osas. Aga teine punkt, või kategooria, mis tal oli siis välja toodud, oli autonoomia ja agentsus, muidugi ei saa sellest mööda. Samamoodi oli välja toodud on ju selle, et see ei ole nagu enam pisitööde tegija tehisintellekt seal juures on ju, vaid täieõiguslik tiimiliige, me oleme seda ka rõhutanud ja ta mainis ka selle sama Claude Code'i efektist, et ka need terminalipõhised agendid nagu on Claude Code murravad välja siis sellisest
ühest kindlast sektorist, valdkonnast ja laienevad igasse tööstusarusse. Et seesama vibe coding, muutumas vibe marketing, vibe sales, siis ma arvan, et me näeme neid terminalipõhiseid agente veel arenemas ja see toob väga suurt muutust. Kindlasti tuleb ära mainida see, et hääleplahvatus hääleplahvatus oleks või nii-öelda voice häälrežiimi funktsionaalsuse siis rakendamine nii, ma ei tea, promptide sisestamisel, seal konteksti loomisel on ju, kui ka see, et kellel on päriselt olemas oskused, et ehitada mingisuguseid variante kloonides, kes näiteks teevadki mingit kindlat tööd, on ju, siis see saab sükeste superkasutajate suureks tööriistaks, kuidas seda tootlikkust, efektiivsust ja turu tähelepanu endale saada. Et ma arvan, et me nägime juba eelmisel aastal, et igaühest saab selle hääleklooni nagu luua, aga me liigume üha rohkem ja samamoodi Notebook LM-i sees näha eesti keelt, inimesi pannamas podcasti ja siis nad omavahel kõnelevad ilusa sees selles mõttes ikkagi eesti keeles on ju pauside kõigega, et seda me näeme 2026, ma arvan, ma ei teagi, kuhu me liikumas olemas, kui efektiivselt nad hakkavad siis seda häält kasutama tehnoloogia mõttes. Ja võib-olla võtame selle jah. Jah, ma mõtlen selle kolmanda punkti täpselt, ise, eks ju, et kolmas asi, minu teema, eks ju, finantsi poole pealt ka, majanduslik väärtus, ehk et natuke päris alguses rääkisime ka sellest, eks ju, et sa pead leidma endale enda äris, enda ettevõttes need kohad, kus sa siis päriselt seda AI-d rakendama hakkad ja vaatama ka, mis see efekt on. Ja tõesti, me oleme siin mudelite osas ka natuke puudutasime, eks ju, et me vaatame kogu aeg neid mingeid umbmääraseid natukene ikkagi siukseid võrdlusi või benchmarke, eks ju, et vaadatakse, kui hästi ta mingit matemaatika ülesandet oskab lahendada, kui hästi ta võib-olla mingist füüsika ülesandest aru saab. Aga need ei ole tegelikult need ärilised, eks ju. Ja üha rohkem hakataksegi jälgima seda, et kui palju see mõjutab siis päriselt sinu kasumlikkust, sinu kulubaasi, kuidas see ka laiemalt võib-olla GDP-le siis nii-öelda kogu nii-öelda riigi kasvule kaasa aitab, eks ju, et kunagi siin paar aastat tagasi oli Google'i uuring, mis ütles, et et üleüldiselt AI kasutuselevõtt võiks, kus just oli 6% tõsta Eesti siis majanduskasvu, kõike seda. Aga need olid ka väga-väga umbmäärased sellel hetkel, aga täna ma arvan, et me ikkagi liigume sinna suunda, et sa pead hakkama arvutama seda kasuminumbrit sinna taha ja siis sa saad siis ka öelda, et vot see on see rakendus, see on see viis, kuidas me peaksime edasi minema. Pluss teine asi, mis sellega on seotud, on see, et kuidas seda ikkagi proovida mõnes mõttes nagu läbivamalt läbi oma organisatsiooni nagu rollida teha, sest üks, mida Ali Miller välja tõi ja mida ma näen ise ka ikkagi üha rohkem, on see, et see lõhe erinevate kasutajate vahel kasvab megalt. On need, kes kasutavad juba igapäevaselt, nemad lähevad kogu aeg suurte sammudega paremaks oma kasutuse osas ja siis on need, kes kasutavad harva, kes teevadki, küsin natukene nõu oma tervise kohta, lasen siin e-mailis võib-olla kirjavigu otsida ja see on kõik, aga see ei ole üldsegi nagu väike osagi sellest võimekusest, mida sa saaksid teha AIAB-il või ka agentide või siis nii-öelda laiemate funktsioonide vahel. Ja ma arvan, et see mõjutab laiemalt, eks ju, tööjõuturgu, seda, et kuivõrd palju sa saad siis palka juurde küsida, kas sul on need AI-oskused, aga ka laiemalt, kui kiiresti sa oma tööd teed, efektiivselt oma tööd teed, mida hakkavad ettevõtted või mida hakkad sina selle vaba ajaga tegema, kuivõrd palju ettevõtted jälgivad seda, et kui palju neil seda vaba aega töötajatel on. Ja tihti sul on väga raske teise inimese nii-öelda ajahinnanguid näha ja kõrvalt vaadata, et kui palju ta siis teeb ja eks ma arvan seda nii-öelda salaja AI kasutamist on ikkagi ka jätkuvalt päris palju, mida ma olen näinud organisatsioonides, kus ei ole neid reegleid kirjas, et kuidas mida kasutada tohib. Nii et ma arvan, et jah, see sihuke lõhe hakkab olema suurem ja see on asi, millega organisatsioonid peavad tegelema, et sa võid küll saada neid efekte, võib-olla sa leiadki ühe mingi projekti, mis annab sulle väga suure võidu kasumlikkuses, aga samal ajal sa ei tohi neid inimesi ära unustada, eks ju, et see oli juba 25 aasta alguses, kui tuli see Maailma Majandusfoorumi uuring, mis ütles, et kolmandik meie oskustest ei ole 5 aasta pärast vaja ja need ümberõppeoskused või ümberõppevajadused on nii suured,
nii et seda inimeste poolt ei saa ka kogu selle majandusliku väärtuse hindamise juures ära unustada. Tõsi. Ja muidugi jooksis märksõnadena sealt läbi see maailmamudelid, mis me juba siin varem välja tõime. Siis Allie K. Miller tõi ka välja selle, et varem, kui me rääkisime seda, et eelteenutud andmetest, siis tehisintellekti süsteem selle tarkuse saab nii-öelda, siis tegelikult nüüd me liigume sellise tehisintellekti süsteemi, mille poole, kus toimub siis see õppimine töö käigus veel intensiivsemalt ja efektiivsemalt. Ja tegelikult üks selline huvitav punkt, mis ma arvan, et kui Elon Musk räägib siin orbiidile andmekeskuste ehitamisest, siis tegelikult infrastruktuuri vastupanu liikumine toimub ka kindlasti 2026 aastal, kus need andmekeskuste ehitamise poole pealt tuleb vastuseisu, sest see tuleb peavoolu kindlasti, et andmekeskuseid ehitatakse ja ka selle poole pealt siis see, mis ressurss sinna vajalik on ja muidugi, kus need andmekeskused kõik lähevad, on ju, et kuidas see ka seda ümbritsevat keskkonda mõjutab, et kindlasti me näeme seda debatti siis ka 2026 aastal välja mängimas. Ja siis oli selline huvitav kategooria nagu kuumad spekulatsioonid, hot takes, mida siis Allie välja tõi ja tema arvab, et jällegi me oleme kuulnud, kuidas Sam Altman, siin teised ka tehnoloogiahiidude juhid ütlevad, et 2026 või 2027 me näeme juba $1 inimese $1 miljardi firmat. Tema seda ei usu, et me sellel aastal näeme. Samamoodi tema ütleb väga selgelt, et Google Gemini on võtmas turuosa Microsoft Copilotilt, mida ma siiralt ka tegelikult usun, mida me nägime ka eelnevat statistika poole pealt 2025 aasta lõpus, kui me tegime, et tegelikult Google on saanud ka OpenAIlt seda turuosa endale ja ma arvan, et see võib tegelikult ka Microsoft Copiloti poole pealt ka siis Google'i kätte tulla. Ja siis oli välja toodud veel, et Hiina võib hakata domineerima avatud lähtekoodiga mudelite maailmas aasta lõpuks. Ma arvan ka, et vägagi selles mõttes DeepSeek oli, ma arvan, esimene suur nihe, mis Hiina poole pealt tuli ja näitas seda just, et kui soovitakse lokaalselt jooksutada keelemudeleid, siis see on DeepSeeki abil täiesti võimalik. Tema arvab, et need robotite teemad, kõik humanoidrobotid, see hilineb 2027 aasta. Ma ei teagi, neorobot, ma ei ole vist sellest täpselt kuulnud, ta on lihtsalt toonud väga selgelt välja, et see lükkub kindlasti 2027 aastasse. Et eks ole siis näha ja siis ma arvan, et see sama teema, mis me oleme rääkinud tehiskaaslaste osas on ju, et me rääkisime siin hologrammidest ja sellest, kuidas ka kasutajad, kes tehisintellekti maailmas igapäevaselt on üllatunud hämmingus selles, et kuidas saab naha vahele pugeda üks AI kaaslane, siis tegelikult meil on tulemas esimesed sellised kohtuhagid seoses AI kaaslastega, on ju, ja kohtu pool õigussüsteem peab ka arenema selle poole pealt, et kuidas siis selliseid case lahendada, kus me räägimegi siis tehissüsteemi, inimsüsteemi põrkekohtadest ja sellest, mis probleemid tulevad ja kõik seesama stigma AI-ga suhtlemise osas, et ma arvan, see tuleb meile üha rohkem lähedamale, kus me näemegi seda, et inimesed suunavad oma suhteküsimusi tehisintellektile ja saavad mingisugust tuge sealt ja kui me oleme omal nahal võib-olla midagi kogenud ka, et me suudame vaadata natukene avarama meelega sellele, et ongi võib-olla kohtuhagid AI kaaslaste osas ja kus nõutakse siis oma inimsoove taga. Jah, aga üks pool oli veel, mis seal lõpus oli välja toodud, on ju, mis tema soovitab ka teha siis 2026 aastaks ettevalmistavalt. Ma enne veel, jätame selle kõige lõppu, ma enne 2 mõtet veel, mis ma ise natuke surfasin või mõtlesin ka enda nii-öelda töölaua peale, mida tegelikult väga palju läbi ei käi, aga osades nii-öelda võib-olla just rohkem ka siis finantsi ja numbri ja andmemaailma poole pealt räägitakse ikkagi jätkuvalt governance'ist, ehk siis me räägime AI governance'ist või data governance'ist, sellest, et andmete haldus, AI haldus. Ja ma arvan, et see on võib-olla ka siuke asi, mis
tegelikult saab üha rohkem fookust just nimelt, kui me räägime vibe coding ust ja sellest, et rohkem neid mudeleid kasutusele võetakse, et kas ettevõttes on ikkagi need nii-öelda kontrollid, et kuidas sa neid AI otsuseid teed. AI äkk tuleb, eks ju, ikkagi täismahus meile varsti peale ja seda, et sa kontrollid, on ju, et kas sul on mingid riskantsemad valdkonnad, kus sa AI kasutad, kuidas seda auditeeritakse, mis siis juhtub, kui tehakse vale otsus, kuidas inimene kiiresti sinna vahele saada. Ja ma arvan, et see on valdkond, mis peaks üha rohkem fookus saama. Ja kindlasti see on võib-olla keskmises suuremates ettevõtetes ja väiksemates ma ikkagi üha rohkem kuulen seda, et mis mul siin vähe andmeid, mul siin polegi oluline, las nad saavad sellele ligi. Aga me oleme kõik ikkagi selles seadusruumis, et meile kehtivad teatud regulatsioonid, nii et nendega tasub arvestada. Et ma arvan, et see governance'i teema on üks oluline punkt ja teine, mis on huvitav, mõnes mõttes võib-olla tegelikult loogiline, et Ali Miller ja kõik need podcastid on hästi USA kesksed ja USA's mõnes mõttes on hästi, eks ju, et neil on oma mudelid, nad küll võistlevad seal Hiinaga, aga neil on mudelid, neil on oma nii-öelda enda süsteemid. Euroopal ei ole neid väga palju, eks ju, et meil on Mistral ja siis meil on mõned väiksed mudelid, Šveitsis, eks ju, arendatakse. Aga just, mis ma nägin eelmise aasta teises pooles üha rohkem, räägite sellest sovereign AI-st või sellisest suveräänsusest, eks ju, et kas me saame olla ise piisavalt iseseisvad, et mitte sõltuda USA-st, USA juhtimisest, riigi juhtimisest, mis on väga-väga põnev siin viimasel ajal, et me ei sõltuks hiinlastest. Ja ma arvan, et see on ka teema, mis on siin Euroopa poolsemates uudistes käib nagu rohkem läbi, USAs mitte, sest see ei ole neil tõesti teema. Aga ma arvan, et siit ma isiklikult ei usu, et siin mingeid väga suuri hüppeid tuleb, sest ikkagi palju lihtsam sul on kasutada neid suurte tehnoloogiaettevõtete mudeleid. Samamoodi üha rohkem ma näen, et kasutataksegi neid Hiina mudeleid, neid avatud lähtekoodiga mudeleid, mis sellist võtavad, paned enda keskkonda. Sa ei pea muretsema seal sellepärast, et kes Hiina saab su andmetel ligi, sest need on lokaalsed. Aga jah, ma arvan, et see on asi võib-olla ka, millega tasub silma peal hoida, eks sest riik aju sellega tegeleb, aga jah, kindlasti mitte sellises mahus ja eelarve ja numbrid ja rahalised numbrid on lihtsalt nii suured, mida ei saa nii-öelda kohe välja käia, et ehitame siis enda mudeli. Aga jah, nii-öelda Euroopa poole pealt võib-olla tasub siis nende teemade peale ka mõelda. Ja võib-olla siis lõpuks võtame mingid soovitused, mida võib-olla me isegi tahaksime anda kuulajatele 2026. aastaks. Üks, mida Ali K. Miller soovitas, on teha seda, et ehitada kontekstisüsteeme, mitte prompti raamatukogusid, mis võib-olla oli ka varem selline teema, et sul ongi tiimisiseselt ehitatud oma promptid, mis tihtipeale kasutust saavad, aga mida rohkem me oskame neid kontekstisüsteeme, mis ongi näiteks see, et teil on taustale koondatud selleks, et ma ei tea, kindlad assistendisüsteemid saaksid toimida, neil on vaja, ma ei tea, kliendipäringutel vastamisel KKK eelnevaid vastuseid, mis te olete, ma ei tea, 2-3 aasta jooksul andnud, et teil tekivad sellised kontekstisüsteemid, et mõtlete nagu sellises raamistikus, mitte jah, võib-olla lihtsalt prompti selline üks prompt, mida saab siis kirjutada ja seda inimesed jagavad. Siis kindlasti seesama majandusliku mõju pool, et see tehniline võimekus, me näeme seda lahti rullumas, aga kuidas me saame majanduslikku mõju päriselt mõõta, kas see on tundide, töötajate siis arvelt nii-öelda, kui palju me kokku hoiame mingisuguste töövoogudega, mis varem võtsid võib-olla 2 päeva, nüüd on toodud paarile tunnile, ja kindlasti me näeme nende platvormide sõda, kus me rääkisime siin OpenAI poole pealt, kui palju jääb siis Google'i poolele, kui palju jääb Microsofti Copiloti poole, kui palju suudab tulla mängu näiteks Hiina oma mudelitega, et see, ma arvan, võimuvõitlus ei ole kuskile kadumas ja seda me näeme jällegi üsna selgelt arvatavasti siin, ma ei tea, esimese kvartali lõpus, 3. kvartali keskel, kus siis päriselt need jällegi jõu või mõjurollid on vahetumas.
ja ma aga arvan, et see on see koht, kus vaata AI-d igal pool kasutatakse, AI-d kasutatakse müügis ehk et pane end juba valmis, kui sa veel ei ole saanud, siis sa kindlasti hakkad saama väga palju neid igasugu müügikõnesid, eks ju, et kõikidelt nendelt võib-olla suurtelt tegijatelt, aga kindlasti ka väikestelt. ehk et jah, tasub võib-olla läbi mõelda, et kui sa oledki täna näiteks Microsofti platvormil, olegi selles kindel ja mõtlegi, kuidas sa saad Copilotit siit-sealt Microsofti platvormist väga palju erinevaid AI lahendusi ju, et sul ei ole vaja kohe võib-olla mingile uuele väiksele startup'i tootele nii-öelda jooksuga kasutusele võtma minna, sest nii nagu me näeme, siis küll need suured juurutavad lõpuks need endale sinna ka, nii et tasub võib-olla jah, mingi natuke pikem plaan ka proovida välja mõelda. Täpselt, aga ma arvan, et kõik need teemad, millest me täna rääkisime, lisame siis podcast'id nii Isaarilt ehk siis Leveraging AI poole pealt, Igor Bogani, AI Advantage ja Alec Miller, selle infograafiku lisame siis ka kenasti jaokirjeldusse. Aga võib-olla ma võtaksin hetke korraks, Kerlin, selleks, et mida sina arvad, mis 2026 aasta sinu jaoks toob või mida sa näed, et ettevõtted hakkavad siis rohkem tegema, mitte tegema, kas on midagi, mis tuleb kohe nagu mõttesse, ma võin enda poole pealt ka kindlasti neid mõtteid juurde anda. Tead, ma arvan, et see juba natuke vaikselt paistab välja, aga seesama, mis me siin mitu korda rõhutasime, eks ju, et sa mõtled, kuidas sa leiad siis päriselt need väärtuslikud kasutuslood, eks ju, jah, sul on vaja seda üldist teadlikult tõsta, ka see on oluline, eks ju, et me rääkisime sellest, et neil inimestel on need nii-öelda erinevad AI tasemed, eks ju, ja need lõhed kasvavad veel edasi. Üks on see baasi nii-öelda tõstmine kogu aeg vaikselt, aga teine on see, et sa proovi leida need kasutuslood, proovi aru saada, mis su protsessid on. Ja mulle tundub, et üha rohkem, kas see on see koht, kus mina paiknen, eks ju, et olla ettevõtte juures rohkem sees, rohkem kauem, toetada neid sellel teekonnal, et ka näha seda, kus siis päriselt see väärtus tuleb, rääkida seal kaasa versus see, et natukene koolitame siit ja natukene koolitame sealt, tõstame seda baasteadlikkust, et ilmselt see aeg hakkab mööda saama ja siis on suur rõõm olla ka nii-öelda ettevõttes pikemalt ja vaadata siis, kuidas sa seda väärtust päriselt sealt üles leida ka. Nii et ma arvan, et see on see suurem fookus kindlasti sellesse aastasse. Ja ma väga nõustun, et tegelikult on ka seda, et ettevõtted jällegi me ütleme, et me räägime võib-olla mitte et koorekihiga Eesti ettevõtetest, aga siiski me näeme üha rohkem seda, kus tullakse juba ka seda, et tahetakse osakonniti neid siis töötubasid võtta, kus ongi, et ma ei tea, meil on kindlustusettevõttes see kindel osakond, et me saaksime ainult keskenduda nendele töövoogudele ja seda on nagu vähem, et muidugi me peame ka katma neid baasseid teadmisi, aga jah, toimub selline nii-öelda grupiti tähtsate töövoogude madalalt rippuvate õunte nagu kaardistus ja noh, ma arvan ka, et üha rohkem ettevõtted saavad aru, et võiks niimoodi toimetada kui see, et lihtsalt viskaksime kõik vette, annaksime need nagu baasteadmised kätte, et päriselt luua seda altpoolt üles innovatsiooni ka mingis mõttes, saades seda sisendit siis nagu tiimiliikmetelt on ju ja osakondadelt eraldi. Aga minu võib-olla 2026 aasta suur muutus on see, et on tulemas ilmakodanik siia maailma. Nii et kindlasti mina natukene lähen pildist ära, aga sellest, mis siis saama hakkab AI Empowerment podcastis kui kogukonnas, kui ka koolitusede poole pealt, et on olemas kenasti koostööpartnerid, formaadid on natukene muutumas ja ma olen täitsa veendunud, et AI Empowermenti bränd kui selline koht, kus kollektiivsele tasandile tuuakse seda erinevat teadmist praktilisest tehisintellekti kirjaoskusest ja kuskil kaduma ei ole hakkamas, lihtsalt on muutmas natukene vormi ja mul on siiralt hea meel, et läbi aastate on minu kõrvale tekkinud piisavalt AI entusiaste, oma ala eksperte, kellele ma saan toetuda sellel ajal, et ikkagi hoida teid, kuulajad, kui ka inimesed, kes meiega koostööd teevad, et me saame seda
praktilist teadmist nagu tuua. Nii et sellest kõigest ma arvan, ma räägin siis veebruarikuus, kui aeg on küps ja kus mina vaikselt lähen seda kakukest ahjust välja võtma ja jah, nii et suur tänu jällegi, et oled olnud meiega. Varsti tulebki järgmine episood, on siis 80. episood, et see paneb ka siis meie ühele jällegi hooajale lõpp-punkti ja veebruaris tulevad siis uued episoodid uues võib-olla natukene formaadis ja jällegi, mul on siiras rõõm, Kerlin, et me saame ka seda koos teha, oleme teinud ja eks jällegi ole näha, mida me saame siis 2026 aasta lõpus vaadata ja kui palju nendest ennustustest, millest me täna rääkisime, päriselt täide lähevad. Täpselt nii. Aga väga põnev, ma arvan, et meil on põnev, kuulajatel on põnev ja üliäge, et olete meiega ja kindlasti 26 on e-empowerment podcast edasi, lihtsalt tõenäoliselt formaat ja kuju veidikene muutub, aga kõigest omal ajal, nii et loodetavasti täna sa said siit neid noppeid. Kui sa tahad rohkem lugeda, siis ole hea, vaata jaokirjeldusest üle. Ja kuu lõpus siis juba jällegi vaatame siis neid jooksvaid uudiseid, mida siis ka ikkagi siin uuel aasta alguses omajagu on ja toome siis need põnevamad viimased trendid jälle teieni. Suur tänu sulle ja ülejärgmise reedeni, me peame küll selle lõppu siin ära vahetama, nii et ülejärgmise reedeni. Tšau! Tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.